arvan, et Kruks mängis väga-väga olulist rolli. Siis, kui ma Kruksiga liitusin, siis ma olin veel veri noor kristlane. Ja esimesed korrad, kui mina sain tunnistada, kes Jumal minu elus on, siis see oli just siin nendel lavadel koos Kruksiga. Ja see oli minu jaoks platvorm, kus ma kristlase sain kasvada. Ja mitte ainult kasvada, vaid ka jagada. Ja päris palju meie elus muutub see, et üks asi on uskuda, aga teine on see, et välja astuda oma usu eest ja siis jagada seda teistega. Ma täna hommikul oma koguduses tegin juniorite tundi, seal olid sellised 10–12-aastased kutid ja me lugesime Mattiuse evangeeliumist 25. peatüki. Seal on see tähendamissõna 10 neitsist. Ja siis ma küsisin kuttide käest, et mida see tähendab? Mida see lugu siis tähendab? Mida siin meile Jeesus kõneleb? Ja siis üks kutt ütles, et see räägib meie usust, et me peame usu läbi katsuma. Siis ma küsisin, et okei, et te olete täna siia tulnud, et võib-olla teie vanemad tõid või keegi tõid teid siia, et kas te ise ka päriselt usute sellesse, mis siin kirjas on? Ja siis üks kutt ütleb selge häälega, jah, ma usun. Siis ma küsin, et kes siis Jeesus on? Siis ta ütleb, et Jeesus on Jumala poeg ja Jeesus on päästja. Me ei ole täna siin laval, et kuidagi endal au ja kuulsus saada, vaid me oleme siin, et Jumala nimi saaks kõrgeks tõstetud. Ja tõesti tahame öelda teile seda sõnumit, et Jeesus päästab. Keegi teine ei päästa, vaid Jeesus päästab. Nii et kui te lähete siit täna ära, nägite seda Kruksi, kes on palju vanemaks jäänud, meil on palju vähem juukseid, aga teabki, et see Jeesus ei vanane kunagi, vaid ta tegelikult igatseb suhet igaühega. See on see, mis ma tahtsin öelda ja järgmine lugu, kui ma juba ju siin mini-juttuse sain, siis ma panen edasi, et järgmine lugu, selle loo nimi on Maailma nimesid täis. Ja selle looga on minul üks isiklik lugu, mis on äge lugu. Mäletan, kunagi esinesime Kapa Rockil ja siis siin on sellised sõnad, et sule silmad. Ja siis millegipärast minul ka bändis, mul olid silmad kinni. Ja siis, kui ma silmad avasin, siis ma nägin seal publikus ühte ilusat noort blondi tüdrukut. Ja te mõtlete, millest ma nüüd räägin, just rääkis Jeesusest, nüüd räägin tüdrukut. Aga teate, see noor ilus tüdruk, see on minu abikaasa juba viimased 15 aastat. Et Jumalal oli plaan, Jumal nägi ja Jumal viis kokku. Meil on 3 imearmsat poega, kes on ka loodetavasti siin, on siin. Väga. Nii et igal juhul maailma nimesid täis, üritame neid nimesi näha ja läheme edasi. Ma nägin seda, kuidas päike tõusis taevasse ja algav päev viis varjud minema. Ma nägin seda, kuidas terve ilm sai valgust täis ja taeva laotus justkui muutus maad. Kuidas kevadeti ärkab maa ja sügisel jääb jälle puhkama. Ma nägin
sul rõõmu ja päikest, vaid ava enda käed ja jaga teistel lootust, siis näed ise õnnelik.